Päris krõbe on väljas. Tere hommikust. Kell on mingi 5 hommikul praegu päris vara. Mina olen põhimõtteliselt terve öö monteerinud, aga poisid laekusid eile päris hilja öösel. Käisid pidus. Lähme vaatame nende näod üle. Ma olen vist täna ööga mingi liitri kohvi ära jäänud, aga meil on vaja mõne tunni pärast siit maast juba suusata ja ei tea, kas kutid saavad üldse üles või ei. Kuhu me sellise koristustiimiga jõuame? No meid on ikkagi 7, eks ole. Tundub, et see praht ei saagi otsa. Ma lasen nüüd poistel veel paar tundi magada, enne kui me siit minekut teeme. Töötlen nii kaua materjalide kollale, näeme juba paari tunni pärast. No nii, poisid on vaikselt ärkamas ja põhimõtteliselt kõik unustasime ära, et meil on sellest Airbnb'st check-out kell 11, kell on 38, tähendab, et meil on 22 minutit aega, et kogu jamps kokku koristada, hommikus süüa ja siit minekut teha. Siim, kuidas pidu oli? Jaa. Jaa või? Näha on, et oli. Kuidas pidu oli, Frank? Väga ahe. Kui meil ei oleks seda kohusetundlikku meest nimega Mati Susul, siis ma ei tea, mida me hommikuti sööks. Ja ma ei tea, millises seisus me endast need majad maha jätaks. Vähemalt keegi viitsib koristada, süüa teha ja meie siin hoolitseda. Ma räägin, et Osule vennad on head vennad ja väike hint, nad on mõlemad vallalised ka. Tiba kiireks läks praegu, aga saime enam hakkama, kell on mingi 11.15. Place on puhas, saame teel asuda. Airbnb-des jätakse tavaliselt võtmed sellistesse võtmelaegastesse. See paned koodi sisse, saad siit võtmed kätte. Key on selles, et sa ära minnes neid enda kätte unustaks, et neid kindlasti tagasi paned. Muidu on jama. Padavai ajama. Why he's running? The mountain sheep is running from us. Hullu raisk. Ta läheb teiselt poolt vastu neile, vaata. The shepherd is running. Shepherd.
Esimene majutuskoht, mis on meil selline nüüd siis täitsa linnapiirkonnast eemal kuskil keset põldu, sõna otseses mõttes. Ja me oleme taga ajanud hobuseid ja lambaid, pole kordagi joppanud, aga siin on terve farmi täis, vaata. The sheep. Ta on esimesena soola püssi. Äge. Väga äge, väga äge. Reks. Tere tooksid. Õnneks meil on koeralauseja. Mina olen alati koeralauseja. Super. Pull on muidugi see, et hosti ega kedagi ole, ma ei tea, kuidas me siia sisse saame ja kas saame. Teine sõber, tšau. Vot, et valvurid on küll kohal, aga ma ei tea, kes meile võtmed annab siis või kuidas me sisse saame. Kindlalt see koht, et see on või? No jah, see Eframir oli see lõigena, see sama nimi. Ja nüüd saime instruktsioonidest teada, et netti kellena selle elab üle, aga sisse tahaks ikka saada kuskile. Rattad nagu on kohal, võib-olla siis pererahvas teeb tööd või ma võtta. Samas meil on check-out peale 4, nii et mida me üldse praegu üritame siin. No aga keegi peaks... Ei no see ongi, nad teevad ju tööd, võib-olla nad ei ole siingi, sellepärast neil ongi seal kirjas, et peale 4. Ja vaatame hobused nagu. Tõenäoliselt neid ei ole siin. Ja no midagi, kas linna poole või siis kuskil mingi paus või Ralf tahab siin võib-olla mõnele hobusele pai teha. Ühesõnaga me lähme teeme siis veits aega parajaks, praegu tõenäoliselt seal veel sisse ei saa. Vaatab, äkki leiab mingi asula või millegi kuskilt. Et siis võib-olla teeme mingi poeringi ja tuleme kella 4 tagasi. Hommikul läks küll nii kiireks, et siukse tuhinaga tulime kodust välja, et ei jõudnudki kohvi juua, nii et ühest mõnusast cappuccinost küll ära ei ütleks. Praegu vaatame, siin on BNS restaurant, kas saab midagi või ei saa. Good. Oh, thank you. Ma unustasin, ma juba peaaegu unustasin. Eelmises poes ei olnud, tuleb kohe 2 tükki võtta. Mulle meeldib reeglilt siin see, et ei ole nagu sellist asja, et noortel nagu ei kõlba tööd teha või et igaüks tahab õhust ei millegi eest paar tonni palka saada. Et kohvikutes ja supermarketi kettides on valdavalt tööl sellised 15–22–3 aastased noored. Ja lahe on veel see, et tegelikult siin ei suruta nagu kedagi raami ka, et mingid ei ole pressitud sisse mingeid töövorme ja veste või mida iganes. Et mõni kannab käppi, mõnel on seal tead mingi peapael, mis iganes, aga samas morni nägu nagu väga näha ei ole, et kõik tunduvad täitsa rahulomadega ja heaolu ühiskonna hõngu on õhus nagu tunda. Üleüldse noored tunduvad siin nagu väga sellised iseseisvad ja tublid. Räägivad küll, et ega siin suurt midagi teha ei ole peale pidutsemise põhimõtteliselt. Et esmaspäevast neljapäevani saavad kuidagi mööda ja nädalavahetuseks sõidavad Reykjaviki peole. Kutid käisid siin jälle linna peale, üks tüüp oli seal linnas olnud mingi, et fucking tourists või midagi sellist, aga üldiselt on kõik väga sõbralikud ja lahedad. Istume praegu siin sees ja vaata kui äge auto, mingi vend patrulli mööda Islandit siuksega. Drift King on nice. You got a cool car. Traveling across Iceland with that? Yes. It's like a piece of art. Seda mäletate või? Midagi. Huppa, rull, seda pole küll ammu saanud. Võtame. Ei võta. Me kogu aeg vajutame neid rohelisi smile emotikone, aga huvitav, kas nad sellest mingit boonust ka saavad? Kuskil nagu oli mingi jutt, et saavad mingi 5 senti või 10 senti. See on Eestis, ma olen kuulnud teada, et mingit asjadega on see, et siin on ka nüüd igal pool mõistlik oleks, et nad saavad. Positiivne annab ja negatiivne annab nagu mingi miinuse, aga tavaliselt on niimoodi, ma arvan, et see võib olla niimoodi, et positiivne ei anna ja negatiivne annab miinuse. Võt 5 rohelist annab nagu 10 senti ja siis üks punane võtab 50 senti maha. Me paneme selle võrra rohkem rohelist siis. Hot dogidega saime nüüd ühele poole. Uhame uuesti sinna farmi juurde ja vaatame, kas saame tuppa. Olemegi kodus ja host on kohal. Võetakse niimoodi vastu, meid tullakse hobusega. Kui võtmeid tooma. Väga äge. Hey. Just going for a ride, but That's so if cool. somebody can hold the horse, I can just hold. show you. Aga põhimõtteliselt meie farm, siis kus me täna öösel oleme, ongi, siin on hobuse aretajad, siis tähendab, ja me küsisime, et meil oli auto sinna vaidlus, et palju need hobused maksta või, et me kuulsime, et need väga palju maksta ja tulebki välja, et üks olenebki siis nii-öelda treeningust ja geneetikast või geenidest, aga ühe hobuse hind $200 000 ei ole nagu mingi probleem. Nemad siin aretavad veel eriti nii-öelda tõupuhtaid hobuseid ja nende maal maksavad väga palju. See nagu, et sul siin aasa peal mingid mõned miljonid ringi kappavad, on väga tavaline. Sa oled juba eriti klemmiks saanud? No ma olen juba suur klemmid. Väga hull. Näite mulle see, vaat see, mul peab siuke Insta-feedi kindlasti minema. Sa oled harjunud sadulasele? No ma olen harjunud. Wifi on olemas, ülilahe laohoone on Mina valisin välja. ja ülilahe koht on. Läksin
Okei, thanks Siim, lähme vaatame ära, see on tõesti äge, see on hoopis teistmoodi midagi. Et meil oli valik, kas lähme siis sinna Reykjaviki juurde või võtame siin keset ei midagit endale ühe majutuse ja see on väga äge. Kõmm. Garaažis on meil põhimõtteliselt siis kööginurk, diivanid ja siin suurt midagi ole. Siit läheb trepp üles. Tulema juurde. And this is where the magic happens. Opa. Siis on paar voodit, telekas. Siin on teine tuba, selline suur. Ja see ongi meie place siis järgmiseks 8 ööks või? 8 ööks siis. Siin saab, ma arvan, siin saab veel pulli. Saab loomadega tuttu natukene ja maastik on ka imeilus. Aga mul on nüüd kõik akud juba kaameral tühjad, see Sony aku, see ei pea üldse vastu, eriti kui siin vähegi jahedam on, nii et ma viskan patareid laadima, me teeme kerge pausi. Frank, place'i hind oli? Mingi kopikad. No ütleme... Mingi 150 per koon 1 öö. 30 € per koon 1 öö. Hommikusöök on sees, saab skürri ja kanamuna meie toa all on täpselt kanamuna farm, nagu mulle öeldi. Sa arvad place'ist? Ülitegija. See algus nagu ehmatas ära, vaata, kui tulid siia sisse. Näita seda kuradi avaruumi. Siin on põhimõtteliselt mingi traktori kuur ju. Täpselt siuke loft võiks endal olla tegelikult, vaata. See on väga mõnus. Üliäge. Ma ei tea, mitu liitrit me kohvi oleme ära joonud, siin oli see jooksul, ma joon vist üksi juba 24 tunni jooksul mingi 2 liitrit vähemalt. Ma ütleks, et Ralf joob paar-3 liitrit päevas. 3 liitrit kohvi päevas. Vaat seda, siin on munad, siin on enda munavabrik. No, värsked munad. Ära pane mind siia sisse, kui lähme nii. Vaata seda. Mida päikseloojangut ta? Vaata seda, kui äge. Täitsa lõpp. Kurat, Gert viis Fuji minema, ma ei saa timelapsi teha kuidagi. Täitsa paelik. Väga ilus, jah. Mõistus niimoodi puhkab lihtsalt. Ulme. Mul lihtsalt tuli siukse turboga välja, et mul siin jope külles kaasa võtta, aga vaatasin kohe, kus Gert on, et Fuji on seal, timelapsi läks vaja. Sellepärast me siin räägime. Kuidas tervis on, Maik, sellises keskkonnas? Mul ainult paraneb. Ainult paraneb, on ju? Nii mõnus on, et tahagi ära minna. Aeg läheb hästi kiiresti, kahjuks. Aeg läheb liiga kiiresti. Aga nad ütlesid meile, et vist täna näeb virmalisi. Nad arvavad vähelt niimoodi. Kui suts külmemaks läheb, siis võttes hea, et üldjuhul ütleski, et üleval pool külmem, et kui niimoodi päeval järsku lööb siin soojaks, vaata, siin on praegu päris soe. Ja. Soe, ma ei tea, mul... Sest ta ütles, et üleval pool on kuradi ma nii palju kõvasti külmem, et lööb virmalised välja. No võt, farmi peremees räägib, et võib-olla on virmalisi näha tõenäoliselt. Perenaine, peremees vahetile. Aga vaatab, võib-olla saame midagi kaamerasse ka, need virmalistega on suht keeruline, tead, filmida on väga raske. A7S2 meil ei ole kellelgi siin, nii et läheb keeruliseks, aga vaatab, võib-olla saab kaameratest midagi välja pigistada, võib-olla selle Fujiga genereerib mingi timelapsi. Aga noh, mul on siin materjalide üleküllus ja kohati juba tekitab stressi, nii et vaatab, kuidas jõuab. Aga, mis see koer jääb lammas taga või? Lammas taga, jah. Täitsa lõpp. Oi kurja, kus lammas jookseb ikka. Vot see on pesuõhtne lambakoer, jah. Läks Fondusega välja, noh. Aine. See on selles mõttes siiamaani üks mu lemmikuid kohti kindlasti, et siin on nagu kõik olemas. Siin on mäed, siin on loomad ja seal taga on tegelikult ka meri. Siin on ainult ainuke jama nende kohvitassidega, et need kohvitassid on siin selles maas nii väiksed, et paned selle kohvipuru paned põhja, et tass on täis. Suurte laevade sõitu saadab alati kajakate kisa. Rõhksõnad suurte. Aga las koerad auguvad. Saad aru, ilma kutsumatagi, kui ilm on ilus ja keskkond on ilus, siis ilma kutsumata on terve punt ise toast välja roninud, et kuigi netiminutid olid jube magusad.
nii, et ma kasutan seda võimalust, et lõpetadagi see vlog täna siin ära. Me paneme selle, vaatan, pilve läheb, võib-olla ma ei saagi seda timelapsi, aga eks me üritame ikka. Igatahes näeme homme, meil on veel paar päeva Islandil jäänud. Üritame tempot kõrgel hoida ja seiklused jätkuvad, nii et näeme teiega juba homme või siis järgmises episoodis ma võib-olla päris iga päev neid üles panna ei jõua, aga teie olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteisest head, hoidke jalg pedaalil ja lõbu arvelt kokku ei hoia. Ralfile jõuedalt meeldib see slogan. Tšau! Ralf, anna mulle see ei ole küll kaupooli, see on kuradi Gruusia ballett. Kuule, lõpeta ära. See on epilepsioog. Ma olen juba 2 tundi olnud ranchos, nii et ma tean, kuidas see värk teeb. Siin! Subarik. Song of the South. Eva, tule vaata kuulda. Tule vaata kuulda. Mida ma tulen vaatan? Nii, tõmba kõik ritta. Võta kaadra. Maja väriseb üle, Ralf, mis teed seal? Oi. Soks! Milline soks! Ei no, kui sa meestele tühja garaaži annad, siis hakkab igasugust lollusi siin juhtuma, nii et ma ei tea, ma lähen panen ukse kinni ja hakkan vlogi töötama. Tšau!